Hei, Maris siin Nauding Energiast kanalil. Suur aitäh, et olete tulnud jälle kuulama ja vaatama. Ja kuna täna 15. juuni on meil siis kuu loomine, noor kuu, alguse saab uus kuutsükkel. Mulda pannakse nii-öelda mingid uued seemned, siis pakuks välja sellise meelelahutusliku oraklikaardi lugemise sel teemal. Et mis teemad siis saavad uue värske alguse. Et seekordne kuu loomine on kaksikute tähemärgis ja see on siis seotud suhtlusega, mõtetega, info liikumisega, et võib-olla enam tavalisest rohkem kas mingit infot, mis sinuni jõuab või endal rohkem mõtteid, et seal siis on oluline, et panna tähele, mis on tegelikult oluline info ja teadmised, mis sinuni peavad jõudma ja mis on müra, et mitte sinna ära kaduda. Ja samas selline kuutsükkel võib tuua mingeid ootamatuid sõnumeid, mis siis toovad esile mingid vastused või jääb korduma pähe mingi mõte või mingi sõna. Et see on siis kõik suhtlusega seotud. Aga siis, kuna on siis kuu teemaline lugemine, siis alustame nendest kuukaartidest siit, Moonology. Mis seemned saavad pandud mulda sel kuu loomisel? Mida tahab universum meile öelda? Mida peab see inimene teadma, kes vaatab seda videot täna 15. juunil? Nii. L'energia prende slancio. Nii ongi, energia saab uue alguse. See on kasvava kuu kaart ja see on täitsa sobilik siia sellesse teemasse. Võtame siit veel ühe. Prendere slancio, see on siis nagu mingi vedruga saab hüppe või nagu hästi suure hooga läheb käima. L'energia, et siis nagu energia on kuskil nagu võib-olla tagasi olnud hoitud ja siis niimoodi nagu rakulka läheb liikvele. Mida me veel nende uute alguste kohta siis peame teadma sel kuul siin 15. juunil? No, võtame siit selle kaardi. Põhjasõlme kaart. Seda mul tuleb väga tihti välja. Põhjasõlm on siis astroloogias ja ka human designis. Ta ei ole otseselt taevakeha, aga ta on selline lõikumispunkt taevas ehk siis taevaruumis. Ja see sümboliseerib sinu hinge teekonda, kuhu sa oled teel või sinu tuleviku potentsiaali. Ehk siis see, kuhu tegelikult sinu hing tahaks areneda. Ja siin ütlebki, et tule oma turvatsoonist või sellist mugavustsoonist välja. Et see kasv ju ei pruugi mugav olla. Et kasv eeldab teatud eneseületust, mingeid uusi asju, mida proovida, õppimist. Et kui see lõunasõlm siis sümboliseerib kõike seda, mida meie hing ja mida me oleme juba õppinud eelmistes eludes. Seda kõike, mis on meie jaoks selline kodune ja selge, siis põhjasõlm sümboliseerib tuleviku potentsiaali, seda suunda, kuhu sinu hing tahab liikuda. Nii, aga mis selle põhjasõlme temaatikat siis on? Küsiksime selle kohta. Võtame siit nende kristallikaartide käest, küsime. Šamaani kristallikaardid. Kui on algamas mingi uus energia sinu hinge missiooni suunas, siis mida see inimene peaks teadma?
Ahaa, ja tuli malahiidi kristall. Malahiit on viljakuse kristall, külluse kristall ja see on selline ka jõuline, vaata nagu siin on see elevant, et tihtipeale pildi peal on need sümbolid väga olulised. Et ta läheb nendest takistustest läbi ja jätab jälje maha. Ehk siis sinu hingetee potentsiaal või sinu hingetee eesmärk, see on niivõrd suur, et ta jätab ikkagi endast mingi jälje maha. Ja siis ta ütlebki, et vii ellu, pidutse, tähista ja kaitse oma suuri objekte. Ja mul on tunne, et siin tegelikult sügaval sisemuses sa juba ise tead, mis see suund olla võiks, kuhu sinu hing tahab liikuda. Ja see 29 number, mis siin on, 2 + 9 teeb kokku 11, et see on ka selline väga eriline meistrinumber, mis siis ühendab taevaliku ja maise. Mingi suur elutee eesmärk, mis jätab maha märgi. Ja küsime nende kaartide käest siit. Sacred Medicine. Et mida ma veel täna ei näe, kus peitub minu potentsiaal, et seda elu eesmärki siis avada. Mida ma veel täna ei näe, et tee minu põhja sõlme teemade juurde läheks paremini edasi. See on kosmiline kuduja, võim, potentsi, kosmiline kuduja. Loeme, mis see kosmiline kuduja siin täpsemalt tähendab. See ilmselt on seotud ka sellise nähtamatu tööga, millest sa ise võib-olla teadlik ei olegi. Ja võib-olla see toimub üldse siis, kui sa magad öösiti. 42. Et need kosmiliste tekstiilide kudumine siis, et omavahel mingite ajaliinide ühendamine ja selline, siin ütleb, et I carry magic in my hands and muscle memory. I am a potent waver of multiple dimensions. Et see siis ütleb, et minu kätes ja ehk siis minu kehas on mingi iidne teadmine ja tugevus, mida ma kannan. Ja et ma olen nende multidimensionaalne kuduja siis. Et sa oled väga magneetiliselt, et sa ei taju mitte ainult seda, mis nagu silmale nähtav on, vaid ka seda, mis on nähtamatu silmale. Ja mis selle potentsiaal siis oleks, et kui sa praegu seda veel ei näe, siis ta ütleb, et need võimed siiski on praegusel hetkel oma haripunktis. Ja et sinult palutakse feel the pulse of healing magic. Ja et sinult palutakse, et sa oleksid teiste teenistuses ja pakuksid neile oma tervendavat võimet, transformatsiooni. Be ready and be open. No ilmselt see siis kutsub nagu avatusele. Ja et kui nüüd nagu sellest mingi jutt kokku panna, et mis need kaardid nagu omavahel räägivad. Et selge on see, et on toimumas mingi selline suure, just kui vedru tuleks lahti, uus algus, energia saab alguse sinu põhjasõlme suunas, ehk siis hinge eesmärgi suunas.
sellest turvatsoonist, mugavustsoonist välja. Ja see on mingi suur elutöö või siis sinu mingi suurem eesmärk. Aga selleks tuleb sul siis olla avatud ja vastuvõtlik ja ilmselt oma tajusid natukene lõdvendada või lõõgastada, et uskuda sellesse, millesse tegelikult sa ei usu võib-olla. Kuidas öelda, näha kaugemale kui selle taha, mis siis silmale nähtav on. Jah, võtame kokkuvõtva kaardi. Need on sellised pisikesed Wisdom of the Oracle Pocket size, sellepärast nad on nii väiksed tasku suuruses. Ja et kuidas siis seda silmale mitte nähtavat näha? Võib-olla siin siis on see küsimus või? Et kui sinu potentsiaal on see nagu multidimensionaalne ühendus ja selle kaudu siis siia muutuse ja transformatsiooni toomine maailma ja teiste inimeste aitamine, siis kuidas seda arendada, seda võimet, siis tegelikult kõigil on see võime olemas. Vaatame, mis see lõppsõnum on. Why? Miks siis? Et see näitab ilmselt seda, et mis kohast sa seda kõik üldse teha tahad. Et mis on sinu motivatsioon. Et kui see sinu selline eriline võime siis ühendada nähtavat ja nähtamatut, ja see ju kutsub teisi teenima, teisi aitama, siis kust kohast, millisest hingekohast sa lähened sellele ülesandele, sellele elu eesmärgile. Et need tagamaad võivad olla väga salakavalt peidus ja need võivad siis nagu mingis madalamas mustris kinni hoida. Et kui teha neid asju nagu vastas sõltuvuse mingi aitamise kohalt, näiteks, et mina aitan teda ja siis tema on minule tänulik ja siis ma tunnen ennast vajalikuna, et see ei ole selline puhas koht, kust oma nii olulist asja nagu hingemissiooni ellu viia. Et tihtipeale me ise ei näe neid küsimusi, neid põhjuseid. Et miks? Ja muidugi kui rääkida siin mingitest äricoachidest ja siis kõik alati küsivad, et sul peab olema mingi oma miks ja oma visioon ja et neid asju nagu siis sa mõtled välja, aga enne kui sa nagu oma südames sinna kohale ei jõua, et miks ma seda päriselt teen puhtast kohast. Ma ei tee seda selleks, et olla nähtav või et saada tähelepanu. Siis nii kaua, kui sa sellest mingist vajaduse kohast seda teed, siis ei ole nagu puhas hingemissiooni täitmine. Vot. Selline ajaviite mõtisklus, ilusad värvilised kaardid, mulle meeldivad need visuaalid. Ja loodan, et oli siin väike sõnum sulle. Ja järgmise korrani näeme ikkagi siin Nauding Energias kanalil. Hei hei!